Tervist kõik nokitsejad, leiutajad, insenerid ja ettevõtjad. Minu nimi on Leo Siimann ja me alustame siit Tehnopolist, TTÜ tehnoloogia linnakust leidnusuudistega. Täna saates tutvume Tehnopoliga, käime külas sahatootja Meirenil, uurime, kuidas Erismet plastvalu valmistab, vestleme Eesti Leiutajate Liidu sekretäri Kalle Köömnemäega ja teeme korraliku tiiru-chopiga Vabaduse väljakul. Head vaatamist! Oleme stuudiosse kutsunud Martin Koroško ja sina oled siis Tehnopoli müügijuht. Mitte päris, ma olen tegelikult turunduse ja avalike suhetega tegelen rohkem, et seega ma olen turundusjuht olnud siin juba nüüd 6 aastat. Kuidas Tehnopol üldse algust sai? Tehnopol on siis teaduspark klassikalises mõttes, et alguse me siis saime umbes 10 aastat tagasi, 2003 oli see natuke rohkem kui 10 aastat tagasi nüüd. Ja meid asutasid siis tol hetkel Eesti Vabariik, Majandusministeeriumi näol, Tallinna linn ja Tallinna Tehnikaülikool, kes on meil siis tänaseni siin ka naaber ja toob siis sellise kriitilise massi tudengeid ja teadlaseid siia piirkonda. Ja see asutamine sisus siis nägi välja selline, et meile tegelikult anti üle hulk hooneid, meile anti üle see ala siin, et sellest siis arendada Eestis nii-öelda selline teadusettevõtetele mõeldud keskus. Täna me siis mõjutame kuskil suurusjärku 180 ettevõtet siin pargis, kes kõik on siis vähemal või rohkemal määral tehnoloogia valdkonnaga seotud. Inimesi ja spetsialiste nendes ettevõtetes töötab pisut alla 4000 igapäevaselt ja kui me siia nüüd kõrval veel paneme selle ülikooli kapatsiteedi, kus on sisus 14 000 üliõpilast ja üle 3000 teadlased, siis selline campusena on see kooslus üsna märkimisväärne juba. Ma tean, siin lähedal on Skype kohe kõrval ja natuke edasi on IT College ja siis on Nektori siin kiviski kaugusel, et tegelikult on see päris põnev koht. Räägi, kes on siin teie majas suurimad tegijad? Jah, nagu sa mainisid, et Skype kindlasti, siis on ka siin näiteks Fujitsu Eesti siis selline arendus- ja hoolduskeskus. Siin tegeleb näiteks Karl Storz suuremana, siis näiteks siin samas majas on Kybernetica aktsiaselts, kes on siis võib-olla tuntud selliste Eesti I või E-rakenduste näol, et olgu selleks siis e-valimised, e-politsei ja nii edasi, nii edasi. Räägiks sellest, kes on teie pesast nii-öelda välja lennanud, kes on nagu suuremad tegijad praegu? Kui me räägime nagu klassikalises mõttes selliseid äriideest välja kasvanud asju, et siis võib-olla see ei ole nagu niivõrd meie teene, aga siit piirkonnast tegelikult Skype alguse sai ja siin nad tegelikult näitasid ette, et kuidas sellist innovatsiooni võiks nagu teha, et kui me paberil näeme ka, et tuleks nagu hea idee, paar inimest ja sellest võiks kasvada suur asi välja, et siis Skype on nagu selline klassikaline näide, et nad alustasid siin meie vanades ruumides kunagi ja nad kasvasid üsna kiiresti suureks ja nüüd omavad siin tervet suurt hoonet, eks. Aga inkubaatori puhul meil erinevaid näiteid on, et kui me räägime IT-projektidest, siis näiteks Toggle ajajuhtimislahendus, mis samamoodi oli selline algul väike ja nüüd on seal, ma arvan, üle 100 000 kasutaja USA-s, kes siis oma projekti juhivad siis Toggle'i lahendust kasutades. Kui me räägime näiteks ettevõttest Defendec, kes samuti alustas inkubaatoris 3 eks ju, ja täna nad siis valvavad Eesti-Vene piiri ja on oma piirivalvelahendusi siis müünud ka teistesse riikidesse. Kui keegi tahab tulla siia inkubeerima teile, et mis on tingimused ja kuidas siia pääseb? Inkubaatorisse tulek on tegelikult üsna lihtne, et meil on portfellis kuskil 20 ettevõtet kogu aeg, kellega meie mentorid ja programm siis tegeleb. Ja tegelikult ega see muud keerulist ei ole, et meie veebis tuleb saata ära vorm, peale seda võetakse meeskonnaga ühendust, küsitakse võib-olla paar lisaküsimust ja siis tuleb meeskond ja esitleb ennast meile. Teeb sellise lühikese esitluse 5-minutilise, 7-minutilise, kus siis üldiselt küsitakse kõik vajalik ära ja otsuse lõpuks siis teevad need mentorid sisuliselt, kas see ettevõtte võtta vastu või mitte. Et mida me nagu hindame, on kindlasti unikaalne toode, et me tahaksime, et sellel tootel oleks kindlasti ekspordipotentsiaal, et ta eristuks kuidagi konkurentidest või tal oleks mingi kindel eelis konkurentide ees. Me eeldame, et oleks tubli meeskond, et inimesed, kes selle päriselt ka ellu viivad, me muidugi saame aidata meeskonda komplekteerida, aga me üldiselt eeldame, et sellised baasteadmised võiks juba tiimis sees olla. Ja ega me muud eriti ausalt öeldes sellised väga
hulle kriteeriumid rohkem ei olegi, et ega tegelikult hästi palju oleneb ikka sellest inimesest, kes oma asja usub ja kui ta tuleb ja esitab ja meie ka sellesse usume, et siis me üldiselt taga vastu võtame. Oleme siis täna külas Meirenil, tuntud sahatootja firmal siin Männikul ja räägime juttu Raul Renseniga, kes on firma asutaja ja üsna ammu juba sai see firma teil loodud. Räägi, millal ja kuidas siis firma loodi? Meiren Engineering loodi algse ideega osutada lihtsalt projekteerimisteenust välisturgudele Soome ja mida me oleme aastad ka teinud. Aga siis, kuna see oma toote kirg oli ikka sees ja mõte kogu aeg liikus, olid uued lahendused ja ideed olemas, siis 2003 me hakkasime ka uut tüüpi lumesahkasid projekteerima juba ja 2004 me oleme väljas juba Soome messil. Siis oli ettevõtte väike, meid oli umbes 5 inimest kokku, kes enamus tegelesid lihtsalt projekteerimisteenuse osutamisega. Ma tean, et Soomest on väga raske tunnustust ja auhindu saada, ja nüüd tänaseks olete ka Soomes saanud juba vist mitu auhinda. Ja, Soomes saime kohe sahkade arendamise eest Jyväskyläs auhinna. Meil on auhindu nii palju, et meil enamasti teises toas kõik. Üks olulisemaid auhindu oli see, kui me töötasime välja 2 suunas toimiva parallelogrammi, mille peale meil on ka patendi taotlus esitatud ja siis selle lahenduse eest me saime juba Rootsi messil Östersundis 2013 aasta teehooldustehnika innovatsiooni auhinna. Kui olulised üldse on patendid teie firma arengus olnud ja kuidas hindaksite seda kasutegurit patentide alal? No tegelikult on nii, et kasuteguri hindamine, ma arvan, toimub meil veidi hiljem. Sellepärast, et need leiutused on veel üsna uued, nagu see üks oli ka aastal 2013 leiutatud ja üks teine patenditaotlus, mis meil enne seda oli, polüuretaan terahoidja, lumesaha terahoidja kohta 2012 sisse antud. Need on veel nii noored patendid, et seda kasutegurit on veel raske hinnata, aga me saame aru, et me peame oma intellektuaalset omandit kaitsma. Ilma selleta me ei saa ja kuna need lahendused on turul unikaalsed, sellele sarnast kellelegi ei ole, siis patendid on olulised ja hetkel meil on sisseandmisjärgus veel 5 uut patenditaotlust. Palju siis kokku patente on? Tegelikult patente ei ole meil veel mitte ühtegi, sest patenditaotluse menetlus kestab umbes 3 aastat. Aga sellest kuupäevast, kui on taotlus sisse antud, on prioriteedi kuupäev ja see hakkab kehtima. See tähendab, sellest kuupäevast tegelikult on juba teoreetiliselt meil olemas kaitse. Aga reaalselt muidugi see realiseerub patendi kättesaamisega. Ehk me loodame umbes 2 aasta pärast siis esimest patendit kätte saada, sest see protsess on nii pikk. Meil on Euroopa Liidu taotlused kui Eesti patenditaotlused mõlemad sees. Aga meil on näiteks hetkel 4 kasulikku mudelit. Nendest 2 on lumesaha tera kohta ja 2 on sellise uut tüüpi soola piserdamismehhanismi kohta. Väga huvitav selles mõttes, et sageli öeldakse, et mis see kasulik mudel, et teil on 4 kasulikku mudelit, miks te olete nad sisse andnud? No, kasuliku mudeli taotlemine käib oluliselt kiiremini, selle saab kätte umbes 1 aastaga ja selle tõttu meil on juba need 4 kasulikku mudelit käes. Me oleks võinud nendele taotleda ka kasulikud mudelid, aga kuna seal leiutustase on meie arvates oluliselt kõrgem kui nende kasulike mudelite puhul, siis me eelistame kindlasti patenti, sest patendil on palju laiem kaitseala ja siis Euroopa Liidu patent on see, mis hetkel võib-olla meid rahuldab, kuigi ilmselt oleks vaja olnud ka ülemaailmset patenti. Aga see on ju kõik kulu ja kuna meie põhiline turg on ikkagi Euroopa praegu, siis me loodame, et esialgu Euroopa Liidu patentidest piisab. Milline on teie soovitus alustavale ettevõttele täna startupile, kes Eestis tahab maailma minna? Kindlasti on see, et peaks olema hea idee ja visioon, mida sa tahad oma tootes näha ja kellele sa tahad müüa ja milleks see toode kasulik on. Kui sul seda ei ole, siis
lihtsalt tühjalt kohalt on väga raske midagi välja mõelda ja kuhugi jõuda. Kuidas see takkajärjel hingad? On teie tee olnud nagu kerge või pigem raske, väga raske? Ma ütleks, et keskmine. Alati tahad, et kõik läheks kiiremini, käive kasvaks kiiremini. Siiski me oleme aasta-aastalt käibeid kahekordistanud ja väikeste languste järel jälle uuesti tõusnud, et ma arvan, et see on olnud selline keskmine. Sergei, aga suur tänu intervjuu eest ja palju edu edaspidiseks sahkade müümisel üle maailma. Uurime, kuidas siis Ameerina on läinud, palju on sahku müüdud läbi aegade ja viimastel aastatel? No, läbi aegade kindlasti on müüdud palju sahkasid, aga aastas müüme circa 200-300 sahka. Nii et peamiselt siiski ikkagi maanteesahad, ehk siis mis töötavad kiirteedel suurte autode ees, on alussahad, külgsahad, esisahad. Et see on nagu meie põhine segment. Et viimasel ajal suurendame ka oma müüki traktorisahkade koha pealt. Kuhu on sahad läinud peamiselt? Mis riikides? Peamine turg on meil ikkagi tänaval Skandinaavia, ehk siis Soome, Rootsi, Norra, et need on meie põhiriigid. Et viimasel ajal on suurenenud ka müük, siis on Taani, midagi nüüd Islandile ja loomulikult ka Baltimaad, ehk siis ka Eesti on olnud väga hea müügiga eelmisel aastal näiteks. Ma tean seda, et auhindu nopiti iga aasta ja üks neist on siin kapi peal, et räägi sellest ka pisut, mis see on? Et see on tunnustus meile sellel aastal, ehk siis õnnestus saada Saksa majandusauhind Eestis, ehk siis ei ole niisama saadud auhind, vaid siis oli suur žürii, oli meil nii-öelda siis konkurente 19, kes alustasid selle auhinna saamiseks, pääsesime lõppkuuega sisse ja siis mõni päev tagasi siis anti meile see üllatusena välja, et olime väga õnnelikud selle üle. Oleme siin Tallinna Tehnikaülikooli siseõuel Toomas Johann Seebecki mälestussamba juures ja räägime juttu Eesti Leiutajate Liidu sekretäri Kalle Köömnemäega. Tere tulemast saatesse. Räägi, kes siis oli Toomas Seebeck ja mis ta head tegi meile? Toomas Seebeck on Balti-Saksa päritolu Tallinnas sündinud füüsik, meditsiinidoktor ja leiutaja, kes on avastanud nii nimetatud Seebecki efekti, mis on termoelektriline efekt. Ja tema nime kannab ka üks instituut Tallinna Tehnikaülikoolis. Sina oled Eesti Leiutajate Liidu sekretär. Räägi lähemalt, millal see liit loodi ja kes selle asutas? Eesti Leiutajate Liit on loodud 80. aastate lõpus ja tema loojate hulgas oli Toom Pungas ja mõned teised inimesed veel, aga see on just Toom Pungase initsiatiivil tekkinud organisatsioon ja tänasel kujul on ta siis, või tänane põhikiri kehtib alates 1998. aastast ja see koondab leiutaja ja leiundushuvilisi inimesi Eesti Vabariigis. Mis teeb Eesti Leiutajate Liidu nagu eriliseks või vajalikuks üldse Eesti inimestele? No, Eesti Leiutajate Liidu peamine eesmärk on toetada seda üksikisikust leiutajat. Nagu ma aru saan, et tuleks tegelikult investeerida sellistesse tehnoloogiliste lahendustesse ja patentidesse, et riigis tekiks selline intellektuaalne varandus kui selline, mille ekspluateerimisel siis riik saaks kasumit ja saaks ka ettevõtjad oma turgu paremini kaitsta ja tegevust edendada. Jah, mida jõukam on igaüks meist, seda jõukam on Eesti riik. Ja et see oluline on veel see, et see intellektuaalne vara koos sellest tulenevaga ei liiguksid Eesti riigist välja, ilma et ta siin mingit kasu ei tooks. Kindlasti tuleks senisest enam, ma usun, riigil pöörata tähelepanu nendele küsimustele ja välja arendada oma strateegia, kuidas siis intellektuaalset omandit nagu hallata ja kuidas neid inimesi toetada ja julgustada, kes seda loovad. Et see on ju ilmselgelt lisandväärtus, mida
mida riigile luuakse ja selle tõttu tahaks küsida veel, et kes siis on oodatud liituma Eesti Leiutajate Liiduga? Nagu juba öeldud, kõik, kellel on huvi, soov ja tahtmine uute lahendustega tegeleda, aga eriti leiutajad, kes on kirjutanud sahtlisse ja oma peas ja sahtlis hoiavad uusi ideid, mida nad kas ei saa, ei julge või ei oska realiseerida. Oleme täna külas Erismet OÜ-l ja räägime juttu kahe mehega, Benny ja Rinaldoga ja uurime, kuidas siis firma alguse sai ja mis on meestel teoksil. Millal te alustasite, millal siis firma loodi ja kes on siis asutajad? Alustasime umbes 1,5 aastat tagasi Kuusalus oma tegevust. Veel väiksemas ruumis kui siin. Hakkasime katsetama ja leiutama plastivalumisega. Kuidas see arendus on nagu läinud, et te olite üsna mitu aega seal vaikselt metsasani nii-öelda, et enne kui te tulite Tallinnasse, et millal siis nagu mõte tekkis, et tuleks teeks Tallinnas asja ära? Pea aasta aega oli meil lõputuid katseid ja ebaõnnestumisi enne, kui hakkasid detailid normaalselt ja kvaliteetselt tulema ja kui saime esimesed suuremad reaalsed tööd, siis oli vaja Tallinnasse kolida, saada klientidele lähemale. Millised on teil siis tänase seisuga tooted, mida teete väikeseeriatena siin? Põhiliselt on elektroonikaseadmete korpused, igasugu uute seadmete arendajate jaoks, kes arendavad uusi elektroonikaseadmed, siis me teeme väikeseeria korpuseid neile, selleks, et nad saaksid proovida, katsetada. Tuntumad kliendid äkki annab mõne viite, on teil mõni suurem tellija käinud näiteks? Tallink ja Tartu Ülikool on piisavalt. Need on nagu päris suured jah, Eesti mõistlik. Selles suhtes jah, et meile pigem käivad vähem tuntud, kes tahavad just endale nime teha, tahavad endale toodet teha. Et ei ole nagu ainult suured tegijad, et suurtel tegijatel on ka piisavalt raha, et kohe asimassidesse tuua. Mis teeb teie firma äriliseks täna turul? See, et me teeme kiiresti ja väikeseid seeriaid. Et siin ei ole meie teada Eestis firmasid, kes teeks analoogselt väikeseid seeriaid nagu 10 kuni 1000 detailini ja nii kiiresti. On selliseid leiutajaid mehi ka teie juurde tulnud, et ma nüüd tahan mingit tükki saada, et äkki teed ära? On ikka, eks. Enamus meie kliendid on sellised leiutajad. Siin on üks lahe tünn siin laual, et äkki räägite, mis asi see on? See on meie firma kõige tähtsam seade, ehk siis vaakumvalamisseade. Ja selle tünni sees me valamegi oma detaile siis. Tegite nagu ise, et teil oli seda riista vaja ja tegite ise valmis? See on ise projekteeritud, ise tehtud, täiesti isiklik asi. Põhimõtteliselt ta siis imeb nagu plastikust mullid välja või? Kui te seda valate? Võib nii ka olla, et imeb mullid välja ja vähendab defektide tekkimist. Üks oluline seade jah, kui muide on siis survevalu plastivalus, siis meil on vaakumvalu. Ma saan aru, et te kasutate silikonvorme, et praegu parasjagu on siin ahjus küpsemas üks seeria, et äkki vaatame, kas on valmis? Vaatame. Meister võtab välja. Tee proovi. Siin on meil näha värskelt ahjust võetud vaakumvalamisega tehtud detail. Vaatame, mis sest välja tuli. Mõned defektid on näha, aga üldiselt on tulemus väga hea. Kõige parem on neid vormist eemaldada siis, kui nad on soojad. Ja praegu on ka õige aeg siit valamiskanalite jäägid eemaldada. Seejärel detailid vormist välja võtta.
mis materjale te kasutate siin ja kuidas te need silikonvormid teete? No, materjalidena detailid on põhiliselt polüuretaan plastidest, mis võivad olla jäigad ja elastsed. Ja siis valame ka EPO baasil materjalidest ja kasutame ka silikonkummi detailide tegemiseks, mis on siis pehmed ja kannatavad keemiat. Rääkige sellest karbonkiust ka, et kuidas te nagu selleni jõudsite ja mida te sellega tänaseks teinud olete? Jõudsime sedasi, et need materjalid, mida kasutatakse süsinikkiuga töötamisel, on paljuski väga sarnased meie plastidega. Ja siis see oli selline loomulik asjade jätk, et tuli ka see karbonplaat tootevalikusse. Aga kuidas selle karbonfiibriga on, et kuidas te seda jõudu nagu teete? Et ma näen siin seina peal on rullid ja riie. On see riie või mis see on seal? Karbonriie või süsinikriie eesti keeles. Seda. Ning on ka asaltriiet. Hetkel on klaaskiud otsas, kuid on ka seda. Omaduste poolest on ta siis kerge, tugev. Mis teda veel iseloomustab? Süsinikjõud on kerge, tugev, summutab vibratsiooni hästi temperatuuriga muutuda. Mõõtude muutumised on väga väikesed. See oli siis Erismet OÜ. Tulge kohale, kui on vaja väikeseeriat või juppisid, mida ise teha ei oska või suured tootjad teha ei taha. Ja tänud teile, mehed. Tervist, Ollan. Näen, sul on siin miski isevärki vigur, et räägi, mis see on, et kus sa sellega valmis said? Et mis ta ikka on Jopi nimeline elektriliikur, mis ametlikult kvalifitseerub minimopeediks. Räägi, kuidas rahvas on vastu võtnud, et... See on siiamaani olnud täiesti fenomenaalne, et vastu võtnud on mind ka politsei juba. Mis ta ütles? Politseinik ei suht nõutuks, ta sõna otses mõttes hakkas kogelema, mis oli hästi armas ja siis küsis, et sõna otses mõttes käsi laiali viies, et aga kas mingeidki registreerimisdokumente on esitada? Ma ütlesin, et näed, tuli on ees, tuli on taga, hetkel küll ei ole, hetkel on ta uuesti lahti käinud, aga kiiver peas ja rohkem ei olegi midagi vaja. Siis ta oli väga hämmeldunud ja soovis head teed ja niimoodi see meie seik lõppeski. Aga rahvas ise on jah tõesti väga-väga ägedalt vastu võtnud, et võimsust on tal siuke 1000 naeratust tunnis ja inimesed jäävad seisma, autodega lastakse mööda isegi kui mul on punane või kuskilt lihtsalt, et näha, mis ta on ja kuidas ta liigub, et inimesed ei adu ära seda. Aga räägi, ma kuulsin, et sul oli ka selle tagumise rattaga mingi tootearendusplaanid, et teed sa seal mingeid muudatusi. Praegu on väga efektne, ma olen niisugune Mersu ratas on korralik all, et räägi, mis on nagu siis puudus või mis sa tahaksid veel muuta seal? Et kuna algne mõte lihtsalt sai alguse autorefist ja autorefi oli käepärast võtta ka, siis hetkel on ta lahendatud autorefiga. Tal on see suur eelis, et kui ta täiesti lahti lasta, siis ta seisab ise, jalga ei ole vaja alla panna, võib täiesti peale istuda, jalad välja sirutada ja endiselt saab peale istuda niimoodi, et tasakaalu ei pea hoidma. Aga kuna kokkupiite pind maa on nüüd hästi suur, siis ma kardan, et sinna läheb hästi suur osa elektrist ja ka kallutamise moment tekib alles kiiruse peal. Seega tahaks ära proovida siukest asja, et kusjuures just hetkel, kui me filmime, siis pannakse refi velje peale, võtsime ühe uue velje, küll nüüd 18 oli see hetkel on 19 ja leidsime sinna ühe kasutatud tsikli refi peale, aga hetkel pole mõtet uusi asju osta, et lihtsalt testimise mõttes on ju. Ja proovime siis just nimelt selle refi kumeruse proovime ära, et kuidas ta siis kallutamisel on, et vaatame, loodame paremat tulemust. Samas efekti mõttes ja väljanägemise mõttes mulle meeldib just nimelt see lame ref rohkem. Aga vaatame, see mõttes, et toodet on vaja arendada, on vaja edasi mõelda ja igasuguseid asju on vaja katsetada ja proovida. Palju sa oled nagu selle prototüübi jaoks kulutanud, et ma saan aru, et see on ainulaadne maailmas, et või on see saladus? Selles mõttes, et ta saladus ei ole, aga jõle raske on praegu öelda ühe konkreetse tüki hind on ju. Seda enam, et ei ole veel kõiki detaile valmis, ei ole poritiibasid valmis, ei tea palju need üldse maksma lähevad. Tahaks hästi ilusad karbonist teha, siukse efekti lisaks on ju. Aga ütleme niimoodi, et puhtalt selle mudeli ehitus on
hetkel sihuke raske südamega peaks ütlema, et kuskil 4 kanti ta kisub. Jah, 4000 euro kanti kuskile kisub. Carboni kohta ma tean ühte meest, et Ben on nimi, et läheme räägime temaga siis. Kindlasti räägime kõigiga ja vaatame, mis tuleb kuluefektiivsem, mis tuleb disainiga kõige paremini kokku ja siis juba arvutame ja vaatame ja mõtleme ja kindlasti jätame ka võimaluse, et kui ma juba räägin nagu me toodaksime neid, ei, me ei tooda veel neid, on ju, see on nüüd esimene, teine tuleb sõbrale, aga samas selle lühikese aja peale, mis Jopi on siin eksisteerinud, üldse on meil juba 3 sükest tõsist huvilist, kes tahavad juba sõitma minna ja kes plaanivad võib-olla ka soetamist, et alati jätame selle kuidas siis öelda, kostumiseerimise võimaluse, et kes värvist rääkimata, aga kõikvõimalikult lisavidinaid ja mis disainiga, mis suuruses rehvid ja selle tahaks iga inimese nagu individuaalseks valikuks jätta. Nii et kui on vaja heavy metal versiooni, et siis teete ära? Parima suure meelega. Et kõik, mida on vaja, saab, et teeme roosa naisteratta, teeme hard rock, mingi metalvenna ratta, kes võib-olla on nõus bensiinilõhnad ja valjud hääled üles ütlema sihukese peaaegu, et tasuta liikuri peale. Selge. Tänud sulle selle intervjuu eest ja soovime edu, et siis neid Jopisid saaks palju. Aga aitäh kutsumast, kõike paremat!